Kui mõni aeg tagasi oli maja ehitamise ja ostmise juures olukord selline, et pöörati tähelepanu kõige rohkem maja maksumusele, siis nüüd järjest rohkem minu teada teadlik maja ostja, maja ehitaja pöörab tähelepanu ka sellele, mida läheb maksma ühe maja ekspluatatsioon. Selleks, et seda teada, peab teadma ka seda, millest üks maja ehitatud on ja mis tal nii-öelda naha vahel on. Alati ei ole seda võimalik teada saada, kuid seekord me heidame pilgu Castelli majade seina vahele. Castelli maja on tehase maja, pakettmaja. Mida see pakett endast kujutab? Castelli maja kohta võib öelda, et me oleme tehase paketiga loonud kõigepealt eeldused madalenergia maja ehitamiseks. See tähendab seda, et kogu meie maja puitkonstruktsioon on toodetud Soomes. Kandev osa on valmistatud liimpuidust ja ülejäänud puitosa tugevus sorteeritud ehk kalibreeritud puidust. Soojustust seinte vahel me kasutame 250 mm, mis on siis kahesuunaliselt paigaldatud. Vahelae peal on 500 mm soojustust. Enamasti me kasutame nüüd juba puistevilla ja avatäited on Fenestra puitalumiiniumaknad. Uksed on Haapsalu uksetehase täispuidust uksed ja paketi kuulub ka liimpuidust siseseinte karkass. Kuidas selle kokkupanemisega on? Kas inimene saab ise selle töö ära teha või on vaja spetsiaalehitajad, kes on asjaga kursis? Kui inimesel on natukenegi ehitusalaseid oskusi ja projekti lugemise oskus, siis põhimõtteliselt on see ise kokkupanemine ka võimalik. Kuivõrd me anname kaasa majaostjale täiesti detailse montaaži õpiku, siis ei tohiks sellest suuremat probleemi olla. Alati me oleme ka nõu ja jõuga abiks, kui siis mingeid küsimusi tekib. 80% meie tellijatest võtavad siiski koos montaažiga ja 20% kasutavad oma jõude või siis enda valitud mingit montaažibrigaadi. Kui palju te umbes arvestate aastaseks energiakuluks majale? Madala energia maja puhul arvestatakse kuni 120 kWh ruutmeetri kohta aastas energiakulu. Missugune energiaklass sellele majale tegelikult välja kujuneb, kuivõrd paketiga on need eeldused loodud, sõltub ikkagi sellest, milliseid tehnosüsteeme inimene sinna juurde kasutab. Milline on küttesüsteem, milline on tarbevee soojendamine ja milline on ventilatsioon. Need on eriosad, nad ei ole paketiga kaasas, nad sõltuvad palju krundi võimalustest ja ka inimese materiaalsetest võimalustest, mida ta saab enda majja lubada. Kui kallis üks Castelli maja võib kujuneda, ma mõtlen ruutmeetri hinnaga? See sõltub nüüd suuresti sellest, milliseid viimistlusmaterjale kasutada, milliseid tehnosüsteeme kasutada. Sõltub ka sellest, millisel ajal ehitada, kas on suvine või talvine ehitus ja sõltub ka sellest, kuhu ehitada. Et kui ta on näiteks ehituspoodidest nii-öelda tõmbekeskusest Tallinna linnast oluliselt kaugemal, siis kujuneb ka see ehitusruutmeetri hind kallimaks. Aga kui arvestada 1000 eurot ruutmeeter, siis selle eest saab juba päris korraliku Castelli maja. Aga eestlane on juba ükskord selline, et ega ei tahaks elada majas, mis on naabri omaga täpselt sarnane, ikka väike oma nüanss võiks juures olla. Kui nüüd rääkida põhiprojektidest, siis meil on 20 erinevat majamudelite sarja pluss abihooned, pluss 15 erinevat suvilate sarja pluss siis saunamajad. Ja on ka võimalik täiesti eriprojektina asjale läheneda, kuivõrd meil on sadu erinevaid arhitektuurseid lahendusi, mida me praktikas oleme kõike järele proovinud, siis neid kombineerides võib saada täiesti omanäholise ehk nii-öelda Rätsepa ülikonna maja, mis on tehase garantiiga ja kindla kvaliteediga. Kui kõik sõlmed, kõik eri variandid on läbi mängitud, siis see tähendab see potentsiaalse tellija jaoks vist seda, et suhteliselt kallid projekteerimiskulud muutuvad üsna väikeseks. Ja just nimelt, kui ta tellib nüüd näiteks eriprojekti arhitekti käest ja maksab selle eest täiesti arvestatav omaette summa, siis Castelli majapaketi puhul, ka eriprojekti puhul on need summad arvestatud majapaketi hinna sisse. Meie tänase jutuajamise taustaks me oleme kaameraga üle vaadanud 2 maja, üks nendest oli praktiliselt ehitusjärgus, inimesed nägid ära, mis seal seina vahel täpselt on ja kui korralikult see oli tehtud ja ning paika pandud. Teine maja on praktiliselt valmis, elanikud võiksid nagu juba siin askeldada, ma ei näe mitte kedagi. Siin on tegemist Castelli näidismajaga, on City Economy sarja maja
ja see näidismaja on meil hetkel ka müügis ja valge karbi ehk siis valge karbi ilma siseviimistluseta maja puhul on 175 000 selle maja hetke müügihind. See maja asub Harku vallas, ta on Tallinna lähedal, siin on 2000 ruudune suur krunt ümberringi, piisavalt privaatsust ja rohelust ja eelkõige on oodatud siia pered, kes just otsivad endale ilusat elukohta. Ja need inimesed niisiis, kellel on plaanis sel kevadel või suvel endale kodu osta, siis võtke Castelliga ühendust ja saate siia uudistama tulla.